usk ja lootus annab meil olla valmis, sinu julgust vaja meil armu kuulutamiseks, sinu ees siin, o püha vaim, liigume sees, saada meid väga maailma. O püha vaim, liigume sees, saada armastusse. Süttida meil, o püha vaim, liigume sees, saada meid väga maailma. O püha vaim, liigume sees, las armastusse süttigu meis. Armastus, mis saatis sind meie päästeks ristile, võtan vastu. Jeesus, kõike ole väärt, mis tahes maksku see, usun seda. O püha vaim, liigume sees, saada meid väga maailma. O püha vaim, liigume sees, las armastusse. Süttigu meis, o püha vaim, liigume sees, saada meid väga. Las see kiristub sinu südamesse. O püha vaim, liigume sees, las armastusse. Süttigu meis. Süttigu meis. Las su vaimu tuli, süttigu meis. Las see ruum nüüd kõigub, las me süda murdub, las su rahvas ärkab sinule. Las see ruum nüüd kõigub, las me süda murdub, las su Eesti ärkab sinule. Las see ruum nüüd kõigub, las me süda murdub, las su Eesti ärkab sinule. Las see ruum nüüd kõigub, las me süda murdub, las su Eesti ärkab sinule. Tead, Eesti on veel täis rahvast, kes ei tea, kui imeline meie taevane Isa on. Võib-olla nad on kuulnud Jeesusest, võib-olla nad teavad, et nende linnas on kirik. Aga nad veel ei tea, et on olemas taevane Isa, kes tahab neid päästa, kes tahab neid vabastada. Jumal, ja ma palun, et meie süda murduks, et meie süda valutaks nende inimeste pärast, kes igatsevad sind, kes otsivad sind, aga pole veel leidnud sind. Jah, on inimesi, kes juba teavad ja kes on oma otsuse teinud. Jumal, aga ma tean, et on inimesi, kes
tõesti otsivad, kes on valus, kes tunnevad ennast üksi. Jumal, ärata meie südamed ülesse. Las see tuli meis saab selle sädeme. Ärata meid üles. Tõsta meie hääl üles. Need sõnad siin ei ole lihtsalt ülistuslaul. Ei ole lihtsalt midagi, mida kaasa laulda. Vaid see on kutse. Ja Jumal kutsub sind kuhugi. Võta see kutse vastu. Ava oma süda talle. Jumal, ma palun sinult julgust nendesse minu õdedesse, vendadesse. Et nad võiksid julgelt tõusta ja minna oma kolleegide juurde, oma pereliikmete juurde, oma sugulaste juurde, oma naabri juurde. Mitte lihtsalt ütlema tere, kuidas läheb, vaid kutsuma koju koogile. Laulame O Püha Vaim. Liigume sees, saada meid väga maailma. O Püha Vaim, liigume sees, las sammastusse. Süttigu meis, O Püha Vaim, liigume sees, saada meid väga. Las su Eesti ärka. Las sirum nüüd kõigu. Las me süda murdu. Las su rahvas ärka. Кто же я, что все вы
звал. Я блуждал, но любовь Твоя меня нашла. О, меня нашла. Дал свободу мне Иисус навек. Я Твое дитя, знаю я. Mõelge sellele, et see, et me oleme päästetud, see on kõige suurem asi üldse ja see peaks tooma meile kõige suuremat rõõmu. Nii et kui me laulame selle peale, siis olge tänulikud sellest, et me saame üldse olla suhtes Jumalaga, me saame teda kiita, me saame midagi sellist teha. Paljudel inimestel ei oleks seda, et nad saavad kellegi poole pöörduda, saavad palvetada ja saavad abi seal. Nii et mõtleme nendele sõnadele, kui me laulame ja laulame uuesti selle refrääni. Poeg vabastab, tõesti vabaks saan, olen Jumala lapseks saan. Tõsta käed üles. Isamajasse on üks koht mu jaoks, olen Jumala
Keegi ükskord ütles väga hästi ja tabavalt, et see, kes laulab Jumalale, palvetab 2 korda. Meie laul ei ole mitte ainult laul, vaid meie laul on palve Jumalale. Ja seepärast ma tahaks, et me täna õhtul laulaksime veel neid sõnu ja laulaksime neid südamest, nagu need oleksid meie palve Jumalale. Ütle talle, kuivõrd sa vajad teda, kuivõrd sa tahad olla talle lähedal. Lihtsalt tee sellest laulust oma palve ja võib-olla pane silmad kinni või tõsta käed üles või lasku põlvili, kui sa soovid ja laulame seda üheskoos tervest südamest Jumalale, et me vajame teda. Tõstame oma hääle ja laulame üheskoos. Jama. Su järele meeletu. Ja issand. Jama. Olen sinuta kadunud. Jeesus, ma vajan sind. Jeesus, me vajame sind. Tõsta oma hääl. Issand, me täname sind sinu püha ligiolu eest. Ja tõesti me vajame sind nagu õhku, nagu vett. Me vajame sinu vaimu, issand, kes teeb meid tugevaks. Issand, me täname sind, et sina ei ole lihtsalt mingi ilus idee või mingisugune kontseptsioon, vaid sa oled elav Jumal, keda me võime kogeda oma elus. Täname, et sa tahad olla meile ligi. Ja meie soovime olla sulle ligi. Kiidame ja täname sind, issand. Kiidame ja täname sind, issand, sest sina oled kõike seda väärt. Ja kiidetud olgu sinu püha nimi, sinu rahva keskel. Jeesuse Kristuse nimel ja Jumala rahvas ütleb üheskoos. Aamen. Ja toome issandale kiitust, au ja tänu. Halleluuja. Enne kui sa istud, ole hea, suru naabri kätt, ütle Jumal õnnistagu sind või tee talle kalli või viska viis või sakuta kõrvast või ma ei tea, tee veel midagi. Lihtsalt õnnista oma naabrit ja siis ole hea ja võta istet. Aitäh ka ülistusmeeskonnale ja tehnikameeskonnale, aitäh teile ja teeme neile ühe tubli aplausi ka. Ja sõbrad, tänane jutlustaja ei vaja enam mingisugust pikemat esitlust, see on meie armas pastor kui ka teoloogilise seminari õppejõud Indrek Taavet Taimla, ole hea. Me tervitame sind.
Nüüd läks kell käima. Mark Nelson ja Anne olid väga tublid, et seminari õppejõududena nad said nii hästi oma kolmveerand või tunnikesega hakkama. Seminaris meile antakse ikka niimoodi 9-6, ütleme, üks koolipäev. Ja siis seal vahel on, ütleme, sellised 15-minutilised pausid tõlgile ja õpilastele siis meie jutust. Aga me saame ikkagi korralikult nagu suu puhtaks rääkida ja täna oli hoopis vastupidi, et 9-6 pidin nagu praadima ja nüüd on pool tundi, et kõik nagu terve üks EAP teile nii-öelda ära esitleda. Aga selles kitsikuses on Jumal minuga, aja kitsikuses ja selles maailmast ei tahistatakse, aga Jeesus on ära võitnud selle maailma. Okei. Selle ma teen endale muuseas, nii et nüüd te teate, mis on tulemas. Mind ennast on see sõnum juba nii palju puudutanud, et ma tean, et siin nagu kuivalt läbi ei lähe. Tere ka Pildiraadiosse, kust kõik kaamerad, kes meid Pildiraadiosse saadavad ja vahendavad. Tore, et te olete meiega. Ja tahan siis jagada teiega sellisel huvitaval teemal. Ma ei ole tegelikult kuulnud, et keegi sellest räägiks. Vabandust, ma lähen eetrist välja korraks. Mulle anti selline jublakas, millega seda PowerPointi teha. Mul ema, kes on väga pikalt olnud õppejõud kõrgkoolis, siis ta ütles, et kui jutule endal nagu Powerit ei ole, siis tuleb PowerPoint teha. Aga äkki saame mõlemad. Ja ma panin kiirelt sellise pealkirja talle sellele PowerPointile, et küpse kristlase elu ja kuulutustöö. Teatavasti meie laagri kirjakoht Markuse 16. peatükis kuulutage evangeeliumi kogu loodule kulmineerub selliste ime- ja tunnustähtedega seal. Ja öeldakse, need märgid järgivad neid siis, kes lähevad välja ja kuulutavad ja siis loetletakse meile, mis tunnustähed ja asjad need on. Nii et see on natuke selline karismaatilisem teema ja sealt on see pärit, aga mina nagu jätkan seda sellist küpsuse teemat, mida ma natuke puudutasin ka piiblitunnis, kes mäletab. Ja see on mul tegelikult see, mis on täna nagu südamel, et me kogudusena inimestena kasvaksime selle Kristuse täisea mõõdu sisse ja oleksime palju küpsemad vastu võtma seda Jumala tööd, olgu see loomulik või üleloomulik. Markuse evangeeliumist olete juba palju nüüd õppinud. Anne rääkis teile väga selliselt delikaatselt, hästi tutvustavalt, et kes on autor ja kuidas see kõik on kokku pandud ja siis rääkis seal isegi natuke kreekakeelsete sõnade taustast, mis neid välja ütlemata niimoodi väga hästi seletas. Siis Üllas tegelikult jutlustas teile tervet seda evangeeliumi või tervet raamatut, andis ülevaate tervest raamatust. Ja kuna ta juba nii tervikliku töö tegi, siis ma natukene oma jutluse alguse rajan sellele samale 3 punktile. Mäletate, Üllas rääkis olemine, tegemine ja rääkimine. Ja see evangeeliumi kuulutamine võib kokku võtta siis nendes 3 võtmes. Aga ma hakkaks nagu tagumisest otsast pihta ja rääkiks enne nendest sõnadest, rääkimisest ja siis ka natuke nendest tegudest. Ja mina tegelikult täna õhtul räägin rohkem nagu nendest imetegude just sellepärast, et Jeesuse puhul need teod olid ikkagi sellised imeteod. Ma nüüd õiges suunas seda näitan. Niimoodi. Läks juba. Okei. Nii et algkoguduse 2 rõhuasetust evangeeliumi kuulutamisel. Tõepoolest esimestel sajanditel oli selline intellektuaalne ehk siis kõne baasil, nagu, mis paljuski toetus sõnale. Te olete kuulnud, Paulus ütleb, et ta käis väitlemas seal sünagoogides ja arutlemas seal kirjatundjatega ja loomulikult palju oli sellise jutu ja tarkuse põhjal. Need sõnade ja tarkuse kaudu. Ja seda me teeme siiamaani ja Üllas ütles väga hästi, et me ei pääse sõnadest. Isegi kui sa oled eestlane, me peame mingi hetk midagi välja ütlema nagu.
Aga nüüd märksa huvitavam on ju, uudishimulikum asi meile imetegudele suunatud Jumala tõestus. Ja sinna alla lähevad siis just need samad teod, mida Jeesus tegi, on ju. Ta kuulutas Jumala riigist evangeeliumi, parandage meelt, taevariik on lähedal ja tervendas haigeid, ajas välja kurja vaima ja palju muud. Need imed ja tunnustähed olid konkreetne kohene märk sellest, et see riik lähedal on. Et ei ole niisama õhkpaljas jutt, aga see oli demonstratsioon. Ja Jeesuse näitel muidugi ta jüngrid jätkasid seda. Ja ka esimeste sajandite jooksul, isegi kui me loeme nagu täitsa ilmalikke ajaloolasi, kes ei ole ise näiteks kristlasedki, aga on professionaalsed Cambridge'i või Oxfordi inimesed, siis nemad ütlevad ka, et kui me uurime nagu neid pöördumisi, et kuidas inimestest said kristlased esimestel sajanditel, siis tegelikult see ei olnud nii väga see intellektuaalne pool, mis oli siiski tugev. Arenesid tugevad apologeedid, kes suutsid kaitsta seda usku, aga nende, ütleme, roll oli pigem sellisel eliidi tasandil, et nemad suhtlesid seal Rooma mingite ametlike nagu süüdistustega kristlaste vastu või siis mingite kirjade viisil. See oli oluline roll, ülioluline, aga see, mis nagu enamik pöördunuid kirikusse tõi, olid need tunnustähed tegelikult. Ja see tuleb isegi nagu ilmalike ajaloolaste sulest ja suust. Et ehk siis isegi need, kes imesid muidu ei tunnista, ütlevad, et vähemalt need, kes nagu kristlaseks said, sellel ajal nad põhjuseks tõid imeteod. Ja eriti ka nii tervenemised ja kurjadest vaimudest vabaks saamised. Nii et tundub, et algkogudus nagu jätkas õiges vaimus, nii nagu Jeesuski. Ja sellised alastus- ja armastusteod, nüüd ma siia loetlen nagu need, mis ei ole justkui nagu sellised üleloomulikud inimestele, aga lihtsalt selline hoolitsus ja selline, mida me võib-olla tunneme ka sotsiaaltöö all täna, mis kogukondlik on, mida kirik teeb. Seda tegelikult kirik on kogu aeg teinud ja seda tegid need intellektuaalid ja seda tegid need, kes teiste eest palvetasid ka. Et seal nagu väga suurt erinevust ei olnud. Aga mis puudutab üleloomulikke selliseid imetegusid, siis tekkis väike kahestumine. Et ühed läksid rohkem nende sõnade poole peale rõhuasetusega ja teised läksid rohkem nende imetegude poole peale. Üks hea näide, kes läks sõnade poole peale, on meil Augustinus. Kes teab papa Augustinus? Või kiriku isa Augustinus. Üks andekamaid teolooge esimestel sajanditel ja väga radikaalne pöördumislugu tal endal, aga ta oli ikkagi selline intellekt. Ta oli selline ajugeenius. Ikka hullult tark vend. Ja üks põhjus, miks ta pöördumine nii kaua aega võttis, oli see, et ta kõik, kes oma usku ei suutnud sõnadega kaitsta, ta lihtsalt sõitis üle neist. Ja siis väitles kas ateismi või mõne muu religiooni või õpetuse põhjal ajas neile midagi muud ja ajas nii targalt, et teda ei suutnud keegi nagu veenda. Aga temalgi tuli ühel päeval või ühe perioodi jooksul tugev selline patutunnetus, Jumalaga kohtumine aga sellegi poolest ta sai kristlaseks, hakkas kohe oma intellektiga Jumalat teenima, ta kirjutas kui suuri arutlusi ja selliseid materjale, mida siiamaani täna uuritakse ja puuritakse nagu mingit imeasja. Nii et oli tõeline selline mõttegeenius, aga ta natuke hakkas eemale liikuma nagu sellest karismaatilisusest või sellest nagu imede poolest. Kuni selle hetkeni, kui tal oli selline hambavalu, mida enam ravida ei saanud. Ja siis ta koges ise nagu Jumala tervendavat väge, siis uuris veel natuke, siis hakkas uurima, vaatas, et neid lugusid on päris palju, Jumal tervendabki üleloomulikult. Ja neid saate tegelikult lugeda sealt City of God, Jumala linn on Augustinuse üks teoseid. Aga temal oli selline moment, ta sai aru, et ta on liiga targaks saanud, aga tal see imede pool kuidagi on ära ununenud ja siis ta tegelikult muutis oma arvamust ja tunnistab ka seda, et ma sain asjadest valesti aru. Aga selleks hetkeks, kui me juba Augustinusest räägime, siis tegelikult kirik üleüldiselt oli saanud nagu võimu ja autoriteeti rohkem.
ja mis oli juhtunud, nagu mõni nagu tagasi vaadates on öelnud, et kirik ei saanud öelda enam, et neil kulda ja hõbedat ei ole. Mõistate? Kirik ka rikastus ja natsionaliseerus seal ja poliitiliselt kasvas oma võimu poolest. Aga siis ta ei saanud ka öelda seda, et Jeesuse Kristuse natsaretlase nimel tõuse ja kõnni. Mõistad? Seda vaimuväge jäi vähemaks sellepärast, et muid ressursse tuli nagu juurde. Et see on selline ajalooline liikumine. Nii, kiriku ajaloost katsume nüüd hüpata edasi. Nii et Jeesuse rõhuasutus oli ka tegelikult sarnane, et ta tahtis, et inimesed usuksid ta sõnu ja ta ütleb Johannese 14 näiteks seda, et ma ütlen teile, et kui te ei usu muu pärast, siis uskuge mu tegude tõttu. Enne seda on ta tegelikult rääkinud nendest sõnadest, mis ta on rääkinud, aga ta ütleb, et kui te neid ei usu, siis vaadake neid tegusid, mis ma teen. Nii et tegelikult Jeesus kasutas ka mõlemat inimesi Jumala juurde tuua. Nüüd ta ütleb väga huvitavat, kes usub minusse, see teeb neid samu tegusid, mida mina teen. Ja vaat see on see koht, üks nendest kohtades, kus Piibel paneb nagu meie südamele, kui me usume, et see tekst meile on, selle, et meie ka vist nende sõnadega ei pääse. Mõistate? Me peame ka kaaluma midagi, mis võib-olla on natukene justkui nagu teisest maailmast on ju. Ja ütleb, et neist suuremaid tegusidki. Aga okei, see selleks, kas või neid samu tegusid, see on juba niimoodi, kas tõesti mina või? Mis on huvitav, on aga see, et kuigi Jeesus kutsub meid nii sõna kui siis sellise imetegudega nagu Jumala kuningriigist rääkima ja seda demonstreerima, siis mitte ainult ta jüngrite puhul, aga isegi tema enda puhul see alati ei toimi. Nii. Luuka 16:31, seda me nagu peatume ei jää, see on üks tähendamissõna seal ja seal Jeesus tegelikult läbi Abrahami suu ütleb selle tähendamissõna lõpus, viitab sellele, et isegi kui mõni surnust üles tõuseks, siis see ei pruugi veenda inimesi, kes tahab, võib lahti teha selle koha. Et isegi kui keegi surnust üles tõuseb, siis see ei pruugi veenda. Nüüd Johannese 11, hüppame natukene edasi. Johannese 11 on meil mis lugu? Just, Jeesus äratab surnust Laatsaruse, on ju. Väga oluline lugu. Aga Johannese 12:37 just nagu vahetult peale seda sündmust öeldakse meile seda jällegi, kes tahab lahti võtta, võib võtta, ma ei taha lihtsalt aega nagu kulutada. Aga see kirjakoht ütleb meile seda, et Jeesus oli selleks ajaks teinud kõiki neid tunnustähti ja oli neid, kes ei uskunud, on ju. Ja selleks ajaks ta on Laatsaruse surnust üles äratanud, mis oli täiesti avalik ime. Meil on antud edasi küll see dialoog Marta ja Maarjaga seal, mis nagu perekeskis on, aga meil tekst viitab ka sellele, et see oli täiesti avalik, see olid inimesed seal juures, seal laua juures on ju. Ja tunnistasid seda, aga meil on öeldud, et inimesed ei uskunud. Mõistate? Piibel annab meile mõista juba nagu selle evangeeliumi käigus, et isegi surnud saavad üles ärkama, aga sellest ei piisa, et veenda. Siis surnud ärkavadki üles Laatsarus. Ja Piibel ütleb jälle, et need ikka kahtlevad. Ja veel hullem, see juhtub Jeesuse endaga. Me teame väga hästi Matteuse 28 viimaseid salme, sest see on osa sellest suurest missiooni käsust. Robert rääkis hästi täna pärastlõunal, et see tegelikult see suur missiooni käsk on miski, mis ilmneb iga evangeeliumi lõpus. Aga Matteuse oma on see kõige kuulsam missioni osa sellest missiooni käsust. Ja seda me teame ilmselt peast, on ju, Jeesus ütleb, et mulle on antud meelevald taevas ja maa peal, minge ja tehke jüngriks, on ju. Aga mis on sellest eelnev salm? Isegi viimane sõna eesti keeles. Jah, ja kes olid kahe vahel? Jah, kui isegi selle hetkeni Jeesus teeb juba tšau baka, nüüd on teie kord
ja mõned ikka veel kahtlevad. Jeesus on ise juba surnust üles tõusnud, mõistate? Me näeme nagu seda isegi Kristuse enda puhul. Jumal kingib inimesele vabaduse kahelda. Ja mis mõttega me muudest imetegudest räägime, kui Kristuse enda üles tõusmises kaheldi? Ja me jõuame 1. Korintuse 2. peatükki, selle võite küll lahti teha, sealt me nüüd loeme natukene ka. Siis on ametlik koosolek, kui on piiblit ikka otse ka loetud, mitte niisama viidatud. Aga seal tegelikult Paulus toob meile selle sama sellise duaalsuse või kahestumise, mis algkogudust tabas. Ja kui te vaatate nüüd 1. Korintuse 2, 22 kuni 25. Kuni 16, vabandust, mul on 1. Korintuse 1, mitte teine peatükk. 1 ja siis on salmid klapivad, on ju. Sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust. Meie aga kuulutame risti löödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganaile narruseks. Mõistate, Paulus toob nüüd need 2 rõhuasetust, mis on mõlemad vajalikud ja õiged, selle sõna ja teod või õigemini imeteod kokku ja ütleb, et vaadake, võib-olla ühe kultuur ja taust tõmbab ühe asja poole. Teatavasti kreeklased, filosoofid on ju, see on tegelikult, kreeklased esindavad siin ka tervet nagu läänemaailma. Siiamaani meie oleme nagu need, Euroopa ütleme, on see, kes on see skeptiline ja selline ratsionalismi baasil elav ja selline kõike mõtestav ja läbi näriv. Ja siis juudid, kes siin esindavad nagu ida, võib-olla ka natuke lõunakultuure. Juudid on need, kes otsivad tunnustehti ja me tahame välku ja pauku näha. Ja tegelikult siiamaani on meie maailm nagu sarnaselt natuke kahestunud. On ju, et kui ma lähen Aafrikasse sõna kuulutama, siis muidugi see jutt on nagu tähtis. Aga seal jutus on tähtis see, kui valjult ma seda räägin, on ju. Ja Aafrikas on tegelikult isegi nii, et kui jutlus on halb, siis see on täitsa 50-50, et see on pooleldi publikumi süü. Sellepärast, et nemad ei öelnud piisavalt halleluuja, amen, preach it, brother, kõik neid asju. Absoluutselt, see on nagu kultuuris sees. Need jutlust kannavad mõlemad. Oh, yes. Halleluuja, keegi sai pihta. Paraku 4 pühilane. Aga ei, kõik õige. Jah, iga üks peab, jah. Aga oleks mõni metodist ka võtta. Aga seal on täpselt see sama asi, et see vägi on tähtsam tegelikult natuke kui see sõna juba kultuuriliselt. Ja mitte ainult juudid, aga ka Aafrika riigid pigem tahavad neid tunnustähti. Ja kui näiteks seal koosolekul juhtub niimoodi, et inimene Jumala ligiolus või ütleme nii, et Jumala ligiolus mõni kuri vaim, kes on mingile inimesele ka turja saanud kuidagi, ei suuda enam seal enam olla, hakkab karjuma, siis Aafrikas toimub see nõnda, see nii-öelda vabastusteenistus, et see inimene tuuakse ette ja demonstratiivselt näidatakse, et meie Jumal on vägevam, kui see on mingi põrguline siin. Mõnel seda juba raske kuulata, aga ma ei tea, vaadake YouTube'ist. Aga Eestis, kui selline asi juhtub, siis loomulikult me ei hakka häbistama kedagi, on ju. Me viime ta nii kaugesse nurka kirikus kui võimalik ja seal armastusega teenime ja saab ka asi tehtud Jumala abiga. Mõistate? Aga meie eesmärk ei ole seda väge nii-öelda näidata või kuidagi seda powerit nagu, meil on selleks PowerPoint. Aga point on Paulusel selles, et tegelikult need mõlemad lähevad nagu kaldu ühele või teisele poole, kreeklased otsivad tarkust või neid sõnu, juudid otsivad tunnustähti, aga meie kulutame risti löödud Kristust. Ja tegelikult siin ta ütleb salmis 24, et ta on Kristus Jumala vägi ja Jumala tarkus. Nüüd Kristuse ristis on see, kus need 2 asja perfektselt kokku saavad. Ja siin nii see intellektuaalne kui see nii-öelda see demonstratiivne pool leiavad oma nagu sellise fookuse, õige fookuse, tuuma ja aluse.
aga ma tahan rääkida küpsusest. Ja küpsus on meil just sellepärast vaja, kuna meil on mitte ainult need erinevad kultuurid, aga isegi ühe koguduse sees meil on nii palju arvamisi sellest, kuidas Jumal teeb oma tööd ja kuidas ta liigub. Nii et küpsus nii sõnades kui ka imetegudes sõltub tema tundmisest ja temaga olemisest ja see saab oma väe ristist. Ja siin me jõuame selle 3. punktini, millest Üllas tegelikult alustas, et ta kutsus oma jüngreid olema enesega. Mõistate, see intiimsus, see koos olemine, see, et nad õpivad tundma Kristust, nad käivad koos Kristusega. Vot siin me jõuame selle tuumani, et tegelikult nad saavad nii need sõnad kui teod ja see, kuidas me neis opereerime või kuulutame ja siis evangeeliumi nende läbi, sõltuvad tegelikult sellest, kuidas me ise käime koos Kristusega. Olete nõus? Aga nüüd natuke adresseerin erinevatele, mitte erinevatele inimestele, aga erinevatele rollidele. Näiteks, mida tähendab küpsus selles seisukohalt, kelle läbi imed sünnivad? Tulen natuke imede juurde tagasi, sest see on see, millega me ei oska tegeleda. Juttu võivad kõik kuulda, aga kui natuke välku ja pauku hakkab sündima, siis on niimoodi, et hops. Ja tegelikult see häiris Varisäre ka. Nemad pidid otsustama, mida nad ette võtavad nende imedega. Ja mõnes kohas ei võtnudki midagi ette. No vaatasid, sai jah terveks, aga pühapäev on või see hingamispäev on. Neil siis pigem laupäev. Aga ütlesid, et vale päev on. Ma ei oska selle ime kohta midagi öelda, aga nii ei tohi. Hakkasid nagu tarkusega, tead. Aga mida tähendab küpsus selle seisukohast, kelle läbi imed sünnivad? See, et imed sünnivad, seda ma ei hakka üldse üritama tõestada. See kuulsime juba selle nädala jooksul siin piisavalt. Kes vähegi TV7 või Pereraadiot või Raadio 7 kuulab ja vaatab, siis üle 3 tunni te ei suuda kuulata ilma, et te mingit tunnistust ei kuule või Jumala mingist imeteost. Ja võib-olla tõesti see ei ole surnust üles ärkamine, aga kui te 6 aega vaatate või kuulate, siis kuulete seda ka. Aga nüüd küpsus sellele inimesel, kes teenib ja kelle läbi siis imeteod sünnivad, see tegelikult on väga hinnaline. Pühavaim ise on Jumala poolt antud läbi tema armu, aga nendes andides kasvamine ja selle küpsuse või selle võib öelda vahepeal nagu vaimu võidmise kandmine tegelikult võib olla väga hinnaline. Nüüd ma toon ühe täiesti äärmusliku näite. Tegelikult on enamik häid näited on äärmuslikud, sellepärast et äärmuslikkus nagu võtab meie tähelepanu. Aga mitte utoopilise näite. Kujutage ette, et Jumal annab teile nii palju oma vaimust ja laseb teil käia sellises Kristuse sarnasuses just selle imetegude baasil, et nüüd te olete siin, hakkate inimeste eest palvetama ja iga inimene saab terveks. 100%. Me loeme Jeesusega, see tegelikult oli nii. Kõik, kes tulid, said terveks. Terve küla, terve linn, kes seal Peetruse emma juures vastavalt parajal õhtul olid. Aga mõelge nüüd, et see olete teie. Jumal usaldab teid nii palju, et iga inimene, kellele te käed peale panete, saab terveks. Kujutate ette, jah? Lihtsalt laske fantaasial korraks lennata. 100% nagu kõik läheb nii, nagu oleks Jeesus ise siin teie asemel. Ja nüüd on terve Kohtla-Järve, Jõhvi ja Sillamäe ja kõik on siin väravast välja, on järjekord, on ju, kujutate ette. Ja samal ajal saate sõnumi, et kuule, et riigi president saadab teile sõnumi, et tema on valmis Jeesust vastu võtma, on saatnud teile oma helikopteri järgi. Helikopteris on seal võib-olla 2 halli kohvrit rahaga, on ju. No mis iganes. Või saate aru, et ühesõnaga, siis sellel hetkel see, mida te kannate, see, millest te käite, te peate olema nii vägevad, et te kannate sellist vastutust nüüd otsustada, kas te istute sellesse kopterisse või teenite neid inimesi järgmised 3 päeva. Okei, nüüd enamiku fantaasia sai otsa. Tundus
tundus natuke hullumeelne, aga tegelikult kui me mõtleme, millised olid need John Wesley koosolekud ja mõned korrad veel, kui Jumal on oma vaimust natukene niimoodi justkui nagu küllaga jaganud, siis tegelikult paljud inimesed on sellise vastutuse ees olnud, vähemalt sarnase. Aga Jeesus oli pidevalt ja ta pidi pidevalt otsustama, mida ta sellega teeb. Mitte ainult seda, ta pidi pidevalt mitte minema uhkeks selle väe all, millest ta toimis. Ja kui me mõtleme reaalselt sellisele olukorrale või siis ka kas või ebareaalselt, siis me saame aru, et meie ei saaks seda kanda. Aga nüüd, kui ma küsin teie käest, et kui see sama vastutus, see sama võidmine ära jaotada kõigi Eesti kristlaste peale, siis juba võib mõelda, üks läheb helikopterisse, teised jäävad siia teenima. Aga nagu põhimõtteliselt saate aru sellest. Ma natuke viitan millegile, et Jumal valab välja kogu liha peale oma vaimust. Mõistate? Aga nii või naa, isegi kui te selle ühe inimese alla ennast mõtlete, siis see vajab ääretult suurt küpsust. Kas te olete valmis selliseks tähelepanuks, mis oli Jeesusel? Kas te olete valmis selleks, et keegi nagu otsib läbi teie prügikasti selleks, et Õhtulehte teie vastu mingit artiklit kirjutada, et siis palju klikke saada? Mõistate? Ei pea Õhtuleht olema, ükskõik mis ajakiri olla. Aga saate aru sellest, et see pinge, kas me päriselt ka nagu keegi tahaks sellist asja kanda? Nii et meil on pikk maa minna. Mida tähendab küpsus selle koha pealt, või selle inimese positsioonist, kes seda imet ootab? Nüüd olete teie mitte see, kes kõneleb ja siin järjekorraga on, aga nüüd te olete seal värava juures järjekorras, tulite Sillamaalt kohale. Mõistate? Pange ennast selle inimese nagu kingadesse. Mida tähendab olla kristlasena küps sellises olukorras? Meil on natuke kergem sellele vastata, kui me mõtleme, et mida tähendab olla ebaküps. Ja tegelikult kogukonnana meil on pidevalt selline, ütleme see, mitte kogukonnana ainult, aga üldse inimesel on selline ebaküpsus, siis selline tung võrrelda enda elu või enda käekäiku teistega, on ju. Ja võrdlus tegelikult tihti peale muutub negatiivseks, alla Kain ja Aabel. Sinu ohver võeti vastu, minu ohver ei võetud vastu. Ega väga palju kaugele see asi ei arenenud, lõpetati see pidu ära, on ju. Ja see võrdlus tegelikult on midagi, mis täna Mark rääkis patusest loomusest nagu sünnib meiega kaasa. See võrdlusmoment ja see üksteise eest nagu võistlemine. Lasteaias ma mäletan ikka, me võrdlesime kui vägevad kellegi perekonnad on. Ma ei tea, millest tüdrukud lasteaias räägivad, aga poisid rääkisid seda, et kas sinu issi paneb minu issile lõuksi või sinu issi paneb... Või saate aru? Meil oli see oli nagu meie rusikareegel, ütleme nii. Aga võib-olla nüüd on mingid teised jutud. Nüüd on see, et kuule, et minu issil on mingi 236 megabaitti kõvem protsessor kui sinu sellel issil või minu issil on Tesla ja sul on ainult siin elektripemm, on ju. Aga vahet ei ole, see mõte on see, et lapsikus ja selline läheb kaotsi selle arvelt, et meil on mingi kadedus või mingisugune kala või mingisugune draama. Mõistate? Mõelge, kui vahva oleks olnud, kui Kain, nähes, et Jumal ei võtnud tema ohvrit, laulaks nagu Kait Tamra vist laulis seda laulu, et kõik viha, kõik raevu, ma peidan suurde kaevu. Ja üksnes Jumal selle sügavust nüüd näeb. On niimoodi. Ega mõtelge tegelikult ka. Ma tean, et see kronoloogiliselt on natuke võimatu, aga see põhimõte nagu see, et ma võtan nüüd selle valu, selle raevu, selle pettumuse ja toon selle hoopis altarile, on ju. Toon selle Jumala ette. Nii et kuidas
kui küpsus kutsub meil tegelikult koostööle ja sellisele teise kesksusele, siis tegelikult see patune loomus ajab meid kogu aeg võrdlema ja võistlema ja kadetsema. Tegelikult selle rappa, ma arvan, paljude inimeste imed on ka kahjuks läinud, et kui meil ei ole hea meel, kui me ei suuda rõõmustada teise nagu käekäigust, siis tegelikult Jumal võib meid ka ilma jätta millestki. Ja siin ongi see, et mida tähendab küpsus selle puhul, kes midagi üleloomulikku kõrvalt näeb või just ei näe. Jällegi meie õppetunnid küpsusele me saame tegelikult sellest ebaküpsetest näidetest. Taavet tuli tagasi seaduse laekaga. Tulevad, marsivad, Taavet on ju tantsib. Me isegi laulame vahepeal seda, et nii ma tantsin, nagu Taavet tantsis kord. Selle kirjakoha põhjal. Kas keegi mäletab, mis seal veel juhtus? Taavet oli nii rõõmus, ta tantsis issand ees. Võib-olla ei olnud seal kõige uhkemini riides, on ju, aga ta elas oma rõõmu välja issand ees. Ja siis tema abikaasa vaatab teda, on ju, aknast kõrgelt ja põlastab teda, vaatab, et mis asja, on ju, ja siis on ainult üks lause ja terve lugu lõpeb ära. Kes teab, mis lause see on? Ja sellest päevast peale ta ei saanud ühtegi last. Nüüd, kuidas tõlgendada, kas nad läksid nii raksu, et ei läinud enam, lapsi on palju, sängi koos. Või oli see selline Jumala märk, et kuule, et sa ei saa see ei ole sinu koht praegu siin võrdluseks ja kohtumõistmiseks. Las tantsib. Muuseas, tantsuga tuleb mulle meelde üks näide, kus üks pastor, kes pidi kõnelema nagu ühel äratuskoosolekul, kes on ka igasugust välku ja pauku koosolekutel näinud, vaatas, et täitsa lõppülistuse ajal see üks tädi tantsib nüüd natukene nagu liiga, no see ei ole nagu enam nagu normaalne, on ju. Täitsa natuke nagu liiga vaba inimene. Mitte ainult nii, et meil Luteri kirikus nii ei tehta, aga ei, see oli nagu selline karismaatiline vend ja isegi tema jaoks oli see tants natukene ja kuule, ops. Ja siis teine kõneleja, kas ka konverentsil või seal koguduses on, siis puudutab ta küünannuki ja ütles, et kuule, kas sa näed seda naist seal või? Et kus mul need? Et ta on 40 aastat olnud prostituut. Ja täna sai vabaks. Täna koges nagu vabastust, tervenemist. Päris uus perspektiiv, kas pole? Korraga pastor mõtleb, et las tantsib, on ju? Mõistate? Aga see võrdlus on nagu nii kerge tulema ja me ei peagi rääkima siin nagu väga paljudest erinevatest asjadest. Meil on koosolekutel nii tantsu kui tralli ja nuttu ja naeru ja tundeid ja tunnetust. Aga kui ebaküpsed me nagu kristlastena oleme nagu seda kõike kas hukka mõistma või heaks kiitma, selle järgi hindama, kui suur on Jumala ligiolu või kui palju imesid on oodata või kui pühad me oleme. Ja siin on see koht, kus nagu kogudus peab vaatama peeglisse ja nagu selle viha ja raevu peitma suurte kaevu või selle nii-öelda võtma selle võrdluse ja viskama selle minema. Ja nagu alistuma Jumalale ja ütlema, et me vist ei saa aru, et miks vahepeal mõni nutab ja mõni naerab ja teine tantsib ja paljud ei tunne nagu mitte mõhkugi. Ja ometi kõik need on Jumalale kallid, kõik Jumal puudutab. Ja ma arvan, et see point on just selles, mida Piibel meile ütleb, et inimene näeb seda, mis on silma ees, aga Jumal näeb seda, mis on südames. Ja tegelikult kõike seda tööd, mis Jumal teeb, olgu see koosolekul või üksi palvekambris, siis seda nii-öelda Jumala südame kirurgiat, mida ta inimesega teeb, seda me ei saa hetke põhjal hinnata. Mõistate?
ma ei saa hetke põhjal hinnata seda, et kui suur nüüd see Jumala töö ta elus oli, et kas ta nüüd tantsis nii palju või laulis nii valjusti või nuttis või oli pikali, ei olnud pikali, üldse jalutas minema, ei tundnud midagi. See kõik ei pruugi üldse meile midagi näidata. Võib näidata natuke, aga me võime täiega nagu puusse panna. Sest me tegelikult ei tea, mis selle inimese südames toimub. Ja võib juhtuda, et ei tunne tõesti mitte mõhkugi, aga Jumal on muutnud ta elu. Ja võib juhtuda, et ta tõesti tantsib nagu pool napakas, aga Jumal on muutnud ta elu. Ja seda mõõdupuud, see juba tuleb sellest välja, kuidas peale koosolekut läheb ja oma naist kohtleb või kuidas ta elab või kas ta, nagu ühest loost kuulsin ka, et üks mittekristlane käis kristlaste koosolekul ja ka nagu jättis suht külmaks teda, et vaatas, et on ikka naljakad küll ja siis 10 aastat hiljem avastab, et kuule, et huvitav, et ma pole ühtegi roppu sõna öelnud sellest koosolekust alates. Mõistate? Et Jumal tegi nagu midagi nõks. Ja need välised asjad, tean ka sellist lugu, Robert viitas siin alfa-kursusele, mõned alfa-kursuse täitsa tuumikgrupi nagu selle algse liikumise loojatest olid sattunud Toronto ärkamise koosolekutele 90-ndatel, kas 95 või midagi sellist. Torontos selline väike ärkamisliikumine ja seal üks selline väljendus, mis seal koosolekutel kippus juhtuma, on see, et inimesed hakkasid laginal naerma nagu, on ju. Ja ausalt öeldes, ega nemad seda nagu väga heaks ei kiitnud, aga nad olid ka küpsed kristlased ja ka Jumala ees ja siis seal ühel koosolekul nende eest palvetati ka ja kuidagi nad tundsid isegi, leidsid ennast sealt põrandalt vahepeal. Aga tead, nad läksid sealt tervelt ärkamiselt nõnda ära, see alfa-kursuse tiim, et nad tegelikult nagu isegi ütlesid kuskil välja ka, et see vist ikka päris õige asi ei ole. Et natuke oli kahtlane. Ja jällegi selline asi, et läheb seal 10 aastat mööda ja tead, nad kirjutavad vabanduse ja ütlevad nii, et teate, me ei saanud sellest asjast aru, jah, naerdi ja nuteti ja me olime ka seal korraks põrandal ja siis ütlevad, et teate, see alfa-kursuse nagu liikumine hakkas sellest päevast peale kuni tänase päevani tõeliselt nagu tõusis õhku. Mõistate? Ja puud tuntakse tema viljast, on ju, mitte koosolekust. Nii et Jumala südamekirurgia, võt see südamekirurgia on see, mis toimub südamest südamesse. See on midagi, mis tegelikult Jumala teeb selle meiega koos olemise ajal. Jällegi olgu see kollektiivselt või üks ühele. Aga üks point on see, et meie tahame Jumalaga koos olles temalt midagi saada. See on jälle selline nagu üks ebaküpsuse tunnus. See võib väga siiras olla. Ääretult siirad inimesed, kes Jeesuse juurde jooksid, on ju evangeeliumites ja tahtsid saada terveks ja kes tahtis teda järgima tulla. Aga see on ebaküps, on ju. Aga samal ajal Jumal tahab saada meiega koos olla. Meie tahame Jumalaga koos olla, kas või koosolekul Jumalalt midagi saada, Jumal tahab meiega koos olla. Saate aru, siin on väike selline. Gordon Van Velen, kes siin praegu ringi käib ja täna vist Toompea koguduses kuskil seal teenib. Ja tema on Healing Roomsi üks, kas rajaja või ma täpselt ei tea seda lugu nii hästi, aga ütleme on ka sellises palveteenistuses ja prohvetlikus ja tervendusteenistuses nagu toiminud. Minu hinnangul väga nagu tore ja tasakaalukas vend. Ja tema rääkis ühe loo selleks võrdlusest lihtsalt oma nagu vaimulikest tütardest. Et üks, kes kuskil kauges riigis jutlustades, kellega tal side tekkis ja kes hakkas tegelikult pigem nagu küsima ta käest raha, et ta saaks kolledžisse minna seal oma koduriigis, on ju ülikooli. Ja lisaks sellele ta oli suhteliselt selline kangekaelne ka, et ei tekkinud nagu sellist head jüngerlussidet, aga nad suhtlesid edasi. Aga iga kord, kui nad suhtlesid, siis see oli ikka nii, et kuule, mul on nüüd see õppemaks jälle tulemas. Aga siis ta rääkis ühest teisest nagu vaimulikust tütrest, ma õigesti aru sain, kes
kellega tal on ääretult hea ja lähedane suhe kõikide aastate nagu pärast. Ja ta ütleb, et see tütar vahepeal lihtsalt, vaimulik tütar, mitte bioloogiline, aga see tütar vahepeal lihtsalt helistab talle ja ta küsib, et mis sul vaja on. Ja ta ütleb, et ei midagi, et ma tahtsin lihtsalt su häält kuulda. Kas te saate aru, et seal on üks küpsus? Seal on üks küpsus selles osas, et nad on sellises suhtes, sellises koosolemise viisis, mis ei ole vajaduspõhine, aga mis on kohalolupõhine. See, et ma lihtsalt tahan su häält kuulda. Ja muidugi Van Velen väitis, et Jumalaga on tegelikult sarnane asi. Et loomulikult ta tuleb nagu vastu, kui me oleme tema ees oma vajadustega, aga mida ta tegelikult tahaks, on see, et me ütleksime sarnast asja, et aga Jumal, mida sina tahaks? Et Jumal, mis sinu südames on? Või lihtsalt, et oleme koos, laulad, ülistad, kuulatad, loed sõna, lihtsalt olla. Ja see Van Velen lisas veel juurde, ma ei tea, kui vana ta on, aga natuke näeb nagu vanaisana välja ka, et tal on selline armastus tekkinud selle vaimuliku tütre vastu, et ta vahepeal saadab talle siis ka nagu raha või midagi, kui ta ei küsi, on ju. Siis ta lihtsalt tahab nagu anda talle, et see on nii nagu, see on nagu nii hea suhe ja see tütarlaps on ka nagu küpse ja kasutab oma ressursse hästi. Aga mõistate, et meil on Jumalaga nagu sama värk natukene. Me peame küpsema selles, kuidas me temaga koos oleme. Aga nüüd ma tulen selle juurde, kuhu ma tegelikult tahtsin jõuda. Ja kui te mõtlete Pauluse sõnade peale, et ühed otsivad tunnustähti, teised tarkust, aga meie kuulutame ristilöödud Kristust, siis tegelikult kristliku sõnumi tuumas. Loomulikult on see koos olemine, suhe koos Kristusega, aga seegi saab alguse Kristuse ristist. See, et inimene tuleb, on ju, Mark rääkis, kuidas see õigeks mõistmine toimub, kuidas päästmine toimub John Wesley pilgu läbi. Aga veel enam, see, mis selle kristluse keskmes seisab, on tegelikult kannatus. No rist, on ju. Ja see on see koht, kus Jumal tõestab oma armastuse meile viimse vere tilgani. Ja on üks huvitav asi, natukene nagu tulen Üllase nendest 3 punktist eemale, aga on üks huvitav suhe nende imetegude ja Jumala selliste võimsate palvevastuste ja sellise kihvti nagu usuelu ja samas kannatuse vahel. Ja see, kus need 2 asja kokku saavad, need imeteod ja kannatused, on just nimelt see rist. See on nii Jumala tarkus kui Jumala vägi. Teise Korintuse 1. peatükis ütleb Paulus meile nõnda 5. salmis, sest otse kui meil on küllaga Kristuse kannatusi, nõnda on meil küllaga ka julgustust Kristuse kaudu. Kui meid ahistatakse, siis sünnib see teie julgustamiseks ja päästmiseks. Ja ta räägib kannatustest ja siis ta räägib ühest seigast, mis neil Aasias on. Vaadake salmi 8. Me ei taha ju vennad, et teile jääks teadmata, kuidas meid Aasias ahistati. Meid koormati väga üle meie jõu, nii et me koguni kahtlesime oma ellu jäämises. Jah, meil oli meie enda arvates surmakäsk juba käes, et me ei loodaks endi, vaid Jumala peale, kes surnud üles äratab. Mis siin selle teksti taga seisab? Teksti taga seisab selline küpsus, selline suhtumine, et ma olen valmis kannatama. Jah, ma näen imetegusid, kui te tahate lugeda Paulus, kuidas ta ütleb ühele kirikule või kogudusele, et kui ma tulin teie juurde, siis ma ei tulnud ülevoolavate sõnade ja tarkusega, aga Jumala väega. Et teie usk oleks selles Jumala väes. Teisele ta ütleb, või tuletab meelde, kuidas Jumal kinnitas oma sõna nagu tunnustähtedega ja vaimu väega. Ja tegelikult Paulus on palju imesid näinud. Aga kui ta tuleb nagu kannatuste juurde,
siis see küpsus on seal nii tugev. Ta ütleb, et nagu ma olen kõike valmis taluma. Ja meiega juhtus nii ja nii ja nii ja Jumal päästis meid, aga kui poleks päästnud, siis meie lootus on selle Jumala peal, kes äratab surnud ülesse. Mõistate? Et siis, kui ma kannatan, okei. Siis, kui ma suren, ka okei. Kui vaja veel teenida, siis Jumal äratab mu ülesse. Ja Paulus nagu sai pihta sellele, et kuidas see kannatus ja Jumala imeteod kokku saavad. Ja ma usun, et siin on üks võti, sest see, mida ma näen, mis on nagu unikaalsed nii sellise kannatuse kui sellise üleloomuliku ime kogemise juures, on see, et kumbagi neist me ei saa taevariigis selles mõttes samal kombel näha. Ja mis teeb nagu küpsuse oluliseks selle puhul on see, et kristlane, kes on valmis, et selleks, et Jumal tema läbi teeks imetegusid, valmis kandma seda vastutust, millest ma rääkisin, kust tulevad helikopterid ja 3 linna kokku. Ja samal ajal, otsides neid imetegusid, oodates Jumala nagu vaimu välja valamist, samal ajal olla valmis ka kannatama. Ja kui vaja, siis surmani. Ja need 2 asja on midagi, selline küpsus, selline suhtumine, mida me ei saa kinkida Jumalale igavikus. Ma ei tea, kas te saate aru, millest ma räägin. Me ei saa seda julgust kinkida, et palvetame nüüd haigete eest ja ajame välja kurjad vaimud, sellepärast seal ei ole ühtegi kurja vaimu enam Jumala trooni ees. Mõistate, seal ei ole kedagi nii vigast, et te saaks oma julgust praktiseerida. Mõistate? Kannatustega täpselt sama asi. Sa vaevled, oled aastakümneid mingi konditsiooni all vaevanud ja nüüd sul on valik, kas selle konditsiooni sees öelda, et Jumal, ma ülistan sind selle sees. Ma kummardan sind selle sees. Võt seda kinki, seda ohvrit sa ei saa tuua Jumalale enam igavikus. Vist ei saanud pihta. Ma toon ühe illustratsiooni. Annie Johnson Flint. Tema on üks nendest kristlastest, kelles me näeme ääretult suurt küpsust ja kelle elus ei olnud selliseid tervenemisläbimurdeid, nagu me mõned elus näeme. Ja tema on hümnilooja USA-st. Kirjutas palju kristlikke luuletusi ja hümne. Ja tema peaaegu terve elu võitles sellise edasi areneva artriidiga. Ehk siis selline nagu liigese põletik ja selline liigeste kärbumine ja selline süvenev ilmaliitsus. Selle kõige valgel ta lapsena oli kohe orb. Õnneks Jumala abiga olid seal üks teine abielupaar, kes oli valmis neid kasvatama ja kristlikult kasvatama, aga nemadki surid peagi ära, nii et ta väga varakult oli 2 korda nagu orvuks jäänud juba. Aga see füüsiline konditsioon tegelikult ei läinudki paremaks ja ratastooliski ta sai istuda ainult väga paljude patjade toetusel ja lisaks sellele hakkas pimenema. Ja selline nagu Jumala teener ja kõik need asjad juhtuvad temaga. Ja see on see, millest ta oma muusikat teeb ja luuletusi laulab. Ma loen selle, see on küll inglise keeles originaalis, kes saab ja oskab, võib lugeda, aga ma loen eesti keeles, ma tegin täna kiire tõlke sellele. Et selle kõige kannatuse eest ta ütleb seda, ta annab armu, kui koorem on kasvanud, ta saadab jõudu valude sees. Kannatuse kestel ta armust vastab, kordades rahu ka viimse häda käes. Ta armastus mõõtmatu ja armeid ja piire, ta vägi ei tunnista takistust teel, sest lõputust rikkusest Jeesuse sees. Ta annab ja annab ja annab sul veel. Kui meis on lõppenud kõik inimlik jõud, alla vandumas on taheme sees, siis taevas ja isa abistav käsi ja töö
on alles alguses. No suuremat küpsust annab otsida, aga et sellise elu valgel, selliste kannatushetkede sees tuua see and Jumalale, anda kiitust ja kummardust Jumalale, see on midagi, mida ta sai ainult siin ilmas teha. Mõistate? Sest praegu on ta sellises seisus, kus ükski nendest haigustest ja omadest ei puutu teda. Mõistate? Ja võt see on küpsus. See, et otsida täie innuga, taotleda Jumala sekkumist, läbimurret, imetegusid ja mitte vaadata endale ja näha isegi võib-olla teisi kätte saamas seda imetegu ja mitte ennast paranemas. Aga ka see, et olla selle kõige keskel ja öelda, et Jumal, ma ülistan sind. Me oleme kutsutud jooksma ühte võidujooksu. Ja Hebra kiri räägib meile 11. peatükis sellest, kuidas on kõik need usukangelased. Olete lugenud seda. Ja 12. peatükis jõuab hetkeni, kus ta ütleb, et meie ümber on suur pilv tunnistajaid. Ja see on selline pilt, et sa oled staadionil, jooksed ja need, kes on tribüünidel, on kõik need usukangelased. On ju Abraham ja Taavet ja kõik, keda seal loetletakse ja ka neid, keda ei loetleta nimepidi. Ja kõik need, terve piibel põhimõtteliselt, kõik Jumala mehed ja naised elavad sulle kaasa. Ma arvan, see on see, mida mõeldakse selle pilve tunnistajate all. Aga see, kuhu poole sa jooksed, on Kristus. Loeme seda, te vist ei usu mind. Hebra 12. Ma katsun sellega finišisse jõuda. Sõna otseses mõttes. Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pild tunnistajad, pange maha kõik koorma või patt, mis hõlpsasti takerdab meid ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu. Vaadakem üles Jeesusele usu alustajale ja täidesaatjale, kes häbist hoolimata kannatas risti temale seatud rõõmu asemel ja on nüüd istunud Jumala trooni paremale käele. Mõistate, see pilt on sellest, et nüüd kõik need usukangelased vaatavad meid. Kõik on need tunnistajad nagu tribüünidel. Sina jooksed. Ja finišis ootab Kristus. Ja meile öeldakse, et hoia oma pilk tema peal. Aga mida sa seal Kristuses näed? Sa näed seal neid haavu, mis on naeltega läbi löödud. Ilmutusraamat ütleb meile, et ta on see tal, kes istub trooni peal. Tähendab see ohvriloom. Kannatus on absoluutselt kristliku sõnumi keskel. Ja see kuidagi ei sega seda, et me oleme kutsutud taotlema imetegusid ja Jumala kohest nagu tervenemist. Aga kas te näete nagu seda suuremat küpsust siin inimesel, kes on siin maise teekonna peal, kes saab öelda, et Jumal sellel hetkel nüüd siin staadionil, siis kui me enam ei jaksa ja ei jõua ja olen kukkunud, et siis ma pööran jälle pilgu ja hakkan jälle sinu poole minema. Ja selle keskel ma ülistan sind. Vot seda asjade peale seda finišit ei saa teha enam. Seda te saate ainult praegu teha. Kannatuse keskel tõsta oma pilgu peale ja usaldada teda sellega, et kas ta siis tervendab või ei tervenda, kas ta tõstab üles või muudab teie olukorda täna või homme või võib-olla annab teile armu, et selle olukorraga nagu võidelda edasi. Aga kas meis on nagu piisavalt küpsust, et kinkida talle see ülistus, see tänu selles kannatuse keskel? Ma arvan, et sellise küpsusega, hoidke alt. Ma ei näe põhjust, miks ärkamist ei võiks tulla. Mõistate? Okei, viimane asi. Praegu on olümpiamängud, paari tunni pärast mul üks sõber läheb ka võistlema oma ala, ka jooksu peal. Ja saatis sõnumi ilmselt inimestele, kes tema eest palvetavad teel sinna olümpiamängudele. Ja saatis sõnumi, kus oli ju kirjas, et tead,
olen siin, ma ei tea, kas ta oli lennujaamas, võib-olla veel mitte, aga sinna teel põhimõtteliselt kohe-kohe reisimas ütles, et tead, esimene proov oli negatiivne, koroonast käib jutt, teine proov oli kahtlane ja võib-olla on positiivne. Ja miks ma nutma tahan hakata, sest ma näen seda küpsust seal, mis järgnes siis sellel sõnumis. Ja sealt sõnumis järgnes see, et palvetage, et ma suudaks Jumalat või Kristust ülistada, ükskõik, kas see proov on positiivne või negatiivne. Mõistate? Vaat see sama nagu suhtumine, aga mitte spordi vallas, aga terve eluga on see küpsus, mida nagu Jumal meilt ootab. Kas ma saan terveks või ma ei saagi terveks? Või ei saa praegu või ei saa mingil muul viisil või võib-olla kuidagi arstiabiga ja see ei pea üldse tervisega seotud asi olema, aga mõistate, et Jumal, ma otsustan sinuga olla. Ma otsustan sinu poole vaadata, oma pilgu tõsta ja sind ülistada, olgu surm või olgu elu. See on see küpsus. Ja nüüd täna õhtul ma tahan, et me nõnda palvetaksime, kes vähegi tahab, siis samamoodi nagu oma südames otsustada, et te tahate seda küpsust. Te tahate olla nii küpse Jumala rahvas, kes on valmis kandma tema väge, mis on väga hinnaline, mis võib palju maksma minna. Jakob sai oma õnnistuse kätte, aga näe lonkas, aga see ei häirinud teda. Teha see otsus, et Jumal, olgu elu või surm, olgu Jumal tervis või olgu praegu haigus. Aga mis on sinuga koos? Mis on see, et ma kasvan, kas või siis seesmise inimese poolest nii küpseks ja nii Kristuse sarnaseks, kui ma vähegi saan. Ja võt see otsus, see selline suhtumine, see küpsus, ma ütlen, see on midagi, mida sa saad ainult siin ilmas teha. Sest siis, kui finišijoon on, siis pisarad pühitakse ära. Siis ei ole valu ja haigusi ja kannatusi ja positiivseid või negatiivseid proove. Aga kui igaüks sellise otsuse teeb, siis ma ei näe põhjust, miks Jumal ei võiks oma vaimust välja valada. Miks ta ei võiks usaldada meid suurema väega, suurema tarkusega, suurema puudutusega, suurema Jumala liikumisega Eestimaal. Kui iga kristlane on niivõrd küpse, et olgu puuduses või külluses, olgu haiguses või tervises, ta on sama, ta ei kõigu. Tõuseme, palvetame. Tahan eriliselt palvetada nende ees, kes pildiraadio vahendusel meid jälgivad ja kui koha peal saab eest palvetiimide kaudu siis ma tahan praegu palvetada nende eest eriti, kes siin pildiraadio ülekannet veel vaatavad ja palvetada seda sama väge ja sellist julgust teie üle, et nii seda julgust, mis on valmis taotlema Jumalat imetähti ja tegusid ja ka neid tegema. Seda julgust, mida Jeesus kandis, mida ta jüngrid kandsid. Seda sihikindlust öelda Jeesuse Natsaretlase nimel. Tõuse ja kõnni. Aga Jumal siis ka seda küpsust sellise väega hiljem, kui vaja siis minna vanglasse, kui vaja siis seista kohtu ees, kui vaja siis aru anda. Ja Jumal, ma palun eriti ka nende eest, kes on mingis kannatuses ja võib-olla täna ei ole nende imepäev selle füüsilise või selle probleemi enda läbimurde mõttes, aga täna on päev, kus nad toovad Jumal sulle ohvri. Toovad ohvri öeldes, et Jumal selle kannatuse keskel. Ma kiidan sind, ma ülistan sind. Ma usaldan sind. Ma tahan sinuga koos olla. Ma ei palu sult, Jumal,
et sa midagi mulle annaksid, ma palun, et sa mulle ennast annaksid. Jumal, ma palun, et ma saaks tunda su südant. Ma palun, et ma saaks olema nii, nagu Kristus on. Kes iganes julgeb seda oma südames jaatada, seda palvet, siis ma palun, et Jumal, sinu vägi täidaks teda praegu. Sinu vägi, sinu arm, mis saab nõtruses suureks, täidaks teda praegu. Aga sinu vägiga, mis tervendab ja vabastab ja toob uue hingamise, mis taastab suhteid, Jumal, mis annab jõu ja otsuse kindluse andestada, mis heidab raevu ja viha ja võrdlemise suurde kaevu. Jumal, mis toob kogu südame, laseb sul olla kirurg. Jumal, palun tule, tervenda, puuduta. Me õnnistame igat ühte, kes on pildiraadios jälgimas. Me õnnistame igat ühte, kes seda kas või järele vaatab. Jumal, puuduta praegu Jeesuse nimel. Aitäh teile. Amen. Nüüd teie, kes te koha peal olete, teie saate erilist eestpalvet, sest meil on üks vahva tiim. Ja ma tõesti usun, et Jumal on võidnud ka seda tiimi tunnetama. Neile, kellel on vaja vabastust ja tervist ja läbimurret, siis ma usun, et Jumal kingib seda täna ka. Aga neile, kellel on vaja seda vastupidamist, seda sellise maratoonlase hinge, seda sellist Jumala armu, nagu Paulus palus endale, siis neile ka seda. Ja meie meeskonnad tulevad, on paarides ja mõned on eestikeelsed, mõned eesti inglise ja mõned venekeelsed, nii et tulge julgelt ja me tahame ka samal ajal olla selles ligiolus ja ülistada Jumalat ja jätkata selles siis palve vaimus. Amen. Võtta Jumala jaoks üksinda aega ja sul on inimesed kõrval, siis võid julgelt tulla siia ette
ja lihtsalt teda ülistada siin.
imetse sind mind. Halleluuja!